viimase motivatsioonikõne pidas ja mehed veel viimaseks hetkeks kokku võttis, nii et suures pildis numbritest ütleme, et pidas vett see loogika, et kes paremini ründab, see võidab game'i ja Selver Talte isegi võis eelmine game teha mõned vead rohkem kui Tartu, aga rünnakuprotsent lihtsalt nii palju parem ja väga suure vahega see game endale võeti, nii et 5 game ja põnevus jätkub. Ja esimene punkt pandi kõrge tõste sinna Kaur-Erik Kaisile, kes üle ploki selle palli ikkagi käte vahelt sealt kuidagi läks see läbi. Aga punkt on punkt ja 1-0 Selver 5. game'is juhtimas, nagu öeldud. See on 15 punktini, kes selle võidab, läheb seeriat 2-1 juhtima. Varblane saab sealt pidurduse Aru vastu, Juhkami 4 tsoonist. Maar on täpselt ploki augus seal ilusti. Kais toob selle Kaibald ülesse, Eerma Juhkami 4 tsoonist uuesti. Keel väga hästi mängib kaitses, Varblase tõste päris hästi sinna võrgu peale võitlusesse, aga taaskord mängime edasi. Juhkami peab koksama, Kais mängib Jefanov kolmese ploki vastu, lööb sealt läbi, ka see on veel mängus, aga läheb sealt nüüd lõpuks Vahteri pall üle võrgu ja 2-0. Päris äge punkt. Ja täpselt nii 5 game peabki algama. Teiseks punktiks saame kõik mehed soojaks ja vaata, et siin pea kõik mehed said palliga puutuda ja super ralli, Markus Keelet, head kaitsed, Martti Juhkami hoidis targalt selles mõttes palli mängus, aga lõpuks keegi peab selle riski võtma ja mingi otsustava liigutusega ikkagi tegema. Ja nüüd tuleb Aleksander Eermalt tõste viga, mis läheb üle võrgu, Jefanov võrgu kohalt kohe lahendab ja 3-0 saab Selver siin esimese algedu. Et tõesti see eelmine punkt mängiti mõlemalt poolt kenasti, lõpuks Selver sealt pikema õlekõrre tõmbas, aga nüüd kohe sealt ütleme punases olles siis tuli Eermalt seal ja tõste viga. Ja tuli seal tegelikult selle pika punkti jooksul ka üks selline punkt, mis üle võrgu läks ja tekitas vastasele Selver Taltechile siis sellise olukorra, kus võrgu pealselt sai palli lahendada, et seal ühe punkti sisse mahtus väga palju olukordi, aga tõesti 5 game 3-0 ja Andrei Ojamets ikkagi peab meestele juba mehed maha rahustama ja nõu andma. Ja Markus Keel ilmselt tuleb sealt viiest ühte Kaibaldi peale see palling. Ta on vähemalt praegu sinna tsooni, kus sealt Aru ka sisse jookseb seda servi löönud. Ai, nüüd läheb ikkagi Vahteri peale, keskelt Aru ja lööb out ja Aru. Ja jätkuvad need oma vead, mis siin hakkasid eelmistes game'ides tulema. 3. game'i lõpus siis hakkasid need sisse tulema Tartul ja ei ole neid nüüd välja juurida veel õnnestunud. Pisike tähelepanek, mida me ei ole palju jälginud, aga mis on praegu osutunud ülioluliseks. Markus Keel servias 5-0. Andrei Ojamets on pannud meeskonna game'i alguses täpselt sama asetusega, olenemata sellest, kas nad servivad või ei servi. Kogu aeg side 1. Kaibald 1. Ei, Kaibald 1. Kaibald 1. Kogu aeg täpselt samamoodi alustanud. Siis Selver Taltech ehk siis Aavo Keel muutis praegu kardinaalselt oma stiili, ehk siis eelmised game'id hoidis ühte joont ja nüüd keeras selle asja täitsa teistpidi. Väga suur põhjus võib olla see, et Markus Keel saaks servima minna. Varakult, jah. Ja 6-0. Selver on siin teinud väga tugeva avalduse nüüd. Aga Tartu fännide lohutuseks võib öelda, et see on game'i algus alles. Ja kui üks meeskond suudab siin 6 servi üle panna, suudab ka teende pool tegelikult oleme seda täna näinud, kas või Mart Naaber on samasuguse seeria teinud, nii et absoluutselt ei teki seda tunnet, et siin midagi otsustatud on. Ei, kindlasti veel mitte, jah. Ja lüüakse Äskavel ja Markus Keel on selle mängu jokker koos Mats Ronessiga, julgen mina öelda. Igal juhul on nad Selver Taltechi mängu tagasi toonud, sellesse seisu aidanud, kas nad on piisavad kõvad jokkerid, et ka võidule viia, lähiminutid näitavad. Nüüd tõesti võib öelda, et lähiminutid näitavad. Juhkami vastuvõtt madal sealt väga riskantselt üritab veel Eerma mängida tempot. Williams ja Varblane Kai sees ja 8-0. No sellist algust ei osanud mitte keegi siin 5. game'is ette näha.
ja me vahetame 5. game'is pooliseisul 8-0. jah, kogu aeg arvad, et siit on nüüd kõik võimalikud stsenaariumid selles paaris läbi käinud. Aga seda ei osanud näha, seda ei osanud et ohohoo. jah, see on tõesti hetkel õige asi, mida öelda, ohohoo. ja Markus Keel jätkab oma, mõni ütleks, tean mehi, kes ütleks omast saiaga, hoiab seda mängus, paneb sinna sõrmedesse ja nüüd lõpuks on Tartul okeilt see käes, aga plokk on veel kvaliteetsem. Mis meil on siis 9 punkti, millest 4 on plokid, 2 on ässad, jah? Vaatame kohe otsa Tartu selle game'i numbritele. 8 rünnakut tehtud. See vist viimane on äkki. 9 ja 4 viga siis jah, ja 3 on löödud plokki, nii et ja maha ei ole saadud. jah, kui sul 0 on, siis ei ole maha saadud. ja Keel jätkab survestamist, Eerma Meius tuli ja testib ka seda plokki, aga seal on Selveri pink on ka, hoiavad 2 käega peast kinni, 10-0. ma tean, et sellel hooajal korra Rae spordikool Viiastoni naiskond suutis RSU-d kas 15-1 võita 5. game'is. jah, naised seal juhtub tihedamalt. Just, aga meeste mängus ja jalg sees. ja jalg sees ja 11-0. Taavi, ma julgen öelda, et Selver Taltek on selle mängu võitnud nüüd. Rahu. Sellest asetusest oleks vaja üle saada Tartul nüüd. Seda küll. Väga raske on midagi öelda. Me oleme sõnatud, jah, et... Siin on ka Andrei Ojamets tegelikult maha istunud, et no mida sa siin taktikast või räägid, siin ei ole taktikaga mitte midagi pistmist. Siin pannakse lihtsalt mingisugune asi praegu võrgust kõrgemale ja kõik, mida Selver Taltek teeb, õnnestub. Arumehed tahavad ka tegelikult juba platsile joosta ja näen, et ka Deniss Losnikov on naeratama hakanud. Ilmselt ka tema pulss on siin üks kõrgemaid saalis olevatest saab natuke rahulikum olla ja... Laiutab meie poole ka käsi, et nagu kuulis, et me räägiks temast. On oht, et nad kuulavad tegelikult kommentaari ja mänguaeg Miikel Sagariga, nii et tervitused sinna poole, mis meil muud öelda on. Lööb nüüd võrku ja 13-0. Mihkel Sagar hoiab ka peast kinni. Isegi Aleksander Eerma vaatab meie poole küsivalt ja justkui... Et mis ma tegema pean? Kellele tõsta? Absoluutselt. Lükka ise. Kõik teevad ainult vigu. 14-0. 2,5 tundi me siin tõesti kokku ei saa, see game lõpeb 6 minutiga. See on täiesti uskumatu. See on arusaamatu juba. Tegelikult me siin jah, võib-olla natukene naerame, aga tegelikult see on kurb. Või nagu see on... ma ei oskagi... Kuhugi see game kirja läheb. Jah, kuhugi see game kirja läheb, aga see on, võib öelda, enneolematu. Juhkami jätab mängu ja me saamegi 15-0 mängu. Ja see on täiesti uskumatu. See game kestis 9 minutit. 8 vist isegi. 0-1 äkki hakkasime, jah. 8 minutit. Me nägime ütleme siis Tartu poole peal täna kõiki vorme, mis üks meeskond nii-öelda näidata saab.